Tere kuulama saadete, mis nüüd jätkub eksklusiivintervjuuga number 1 räppbändiga Tartus ja kui nii edasi läheb ka number 1 räppbändiga Eestis, Baltimere idarannikul ja jumal teab, kuhu see viirus ükskord välja jõuab, maad laastama ja inimkonda hävitama. Tere tulemast raadiosse Hanf Kung! Tervist! Ja Hanf Kung peaaegu täies koosseisus, sest kui otsustada härad, et teil on 8 inimeste bändis ja 8-st 5 on siin, siis on juba päris suur saavutus. Ehk tere tulemast raadiosse Astma, Koska ehk Kosnak, Kringos, Rumik ja Paralleel. Ma olen, teate, härra mehed, seda Inteka aega nagu oodanud ja oodanud päris kaua, rohkem kui aasta. Tegelikult isegi sellest hetkest saati, kui ma nägin teie videot Kuupood ja see oli juba tõesti vist äkki 2 aastat tagasi. Aga alustaks äkki algusest, mis te arvate? Või kuna varem pole olnud võimalust juttu teha, siis kas need linnalegendid, kõik need Karlova legendid ja Kuupoe kultuuriväärtuslik ja subkultuurne tähtsus teie ja Tartu räpi arengus on ikkagi täiesti reaalselt olnud. Sellest me teeme nüüd kohe juttu, kuid kõigepealt, millal oli aasta 1 teie bändi jaoks ja kes olid bändi rajajad üldse siin Tartus, Karlovas? No aasta 1 oli aasta 2012 ja see kõik läks sellepärast loksus kokku, et Astma, Kringo ja Paralleelne olid juba varasemalt Tartus tegevad, aga siis ühines meiega siuke vend nagu Seaduskuulekus, kes on Tallinnast, ta tuli Tartusse siia õppima ja siis läbi juhuse me siis saime tuttavaks ja tuli välja, et meil kõigile meeldib räppida, meil kõigil on enam-vähem samasugune elusuhtumine, maailmavaated ja siis ühel heal päeval oli meil esinemine kokku lepitud klubis Treff 1. aprill aasta 2012 ning paar päeva enne seda esinemist olime me Karlovas Astma juures ja seal siis nagu sai esimest korda pandud kokku see koosseis ehk siis Hanf Kung, millega me astusime üles täiesti esimest korda nagu siis ühise bändina ja põhimõtteliselt siis Karlovas Seadus oli ka see mees, kes selle nimega välja tuli ning selles suhtes võibki öelda, et täiesti Karlovas see bänd on selles suhtes niimoodi sirgunud ja siis natukene aega hiljem, siis kui juba siin osad poisid hakkasid natukene rohkem Tallinnas tegutsema, siis tuli veel mängu selline vend nagu Kosinak, Koska ja mängis suurt rolli selle hitsingli produktide jaoks tegemisel ja sellest oskab võib-olla natuke ise paremini rääkida. Koska, kas sina oled põhiline biitide tegija ka? Ei, kuradi Rajoni Põksna. Ei, biite ma ei tee tegelikult, ma puhtalt kirjutan. Sa oled ühe biidi teinud koos minuga? No jah, ühe biidi tegijat. Ei, põhilist biitide tegijat, SMBSG on üks põhilisi, Vertical, Shromik, et meil nagu ühte põhilist biidi tegijat ei ole kindlasti. Te ütlete ka nii nagu tavaliselt bändides ühte ei ole, aga te ei ole ka tundub nii, et väga eriti tavaline bänd või niimoodi. Mul on üks küsimus sulle Paralleele. Sina nagu Astmagi olete selle bändi ikkagi alguse ajajoones olnud esimesest minutist ja nii ja naa ja mida sina nendest algusaegadest mäletad ja mis olukorras selline asi, selline nähtus nagu Hanf Kung üldse sündis ja kui ta siis sündima hakkas, eks ole, ja kui Seaduskuulekus ka liikus ja niimoodi liitus ja kas teil olid sellised ambitsioonid ka või et midagi kuhugi välja jõuda ja kas te nagu arvasite või lootsite või teadsite ja tahtsite, et juhtub see, mis praegu juhtunud on, et te olete ülikõva bänd? No seda ma arvan keegi ei arvanud. Ma arvan, et meil on päris sellised ambitsioone ka, et me hakkame nüüd, et teeme nagu kindlalt mingi crew ja et hakkame sellega mingid asju tegema, et oligi see Treffis oli see live, see oli vaja mingi nimi mõelda nagu meile kõigile, et mille all me seal esineme. See live läks isegi suht edukalt ja siis hiljem hakkasime mõtlema, et võiks võib-olla edasi teha ka koos selle asja. Me oleme jõudnud nende ambitsioonide peale mõtlema hakatagi veel, kui juba käis pauk ära ja korraga olime siukses kordi rambi valguses. See on alles algus. Jep, ja no miks see crew ikkagi ja miks see värk niimoodi selles suhtes tekkis ongi ikkagi sellepärast, et nagu enne seda, mida me tegime? Me lõime lulli, me tegime pätti, me lollitasime ringi, me
keersime kuradi pahna, aga siis meie see energia, mis muidu oleks ülejäänud, selle me siis suunasime nagu sellesse kanalisse, ja selle tõttu siis niimoodi see siia jõudnud ongi, sest energia on ikkagi ju tegelikult tugev. Meil on nüüd kohe tulemas kuulamiseks siis teie kõige uuem hitt ja ka ma ütleks nii, et nagu siis produktsiooni koha pealt hästi lihvitud Pala Plekk süda, kuid enne, kui me käivitame selle loo, millest on tehtud ka video ja siis räägiksin võib-olla ennem ka veel paar sõna selle video kohta, mida inimene võib kas või kohe, kui tahab veebist vaadata. Teie esimestest produktsioonitöödest, ehk siis kui te enam-vähem 3 kevadet tagasi Tartus Karlovas pihta hakkasite ja ka esimesed trackid tegite. Kes teie esimene produ oli, kelle biidid ja kus kohas? Et kõige esimene biidimeister, kes meil oligi tegelikult DJ Sketso, kes on ka meil oma Karlova poiss. Et ta käis siin Gringo Astma ja paralleelsega, ta käis samas koolis Karlova gümnaasiumis siis, aga need asjad juba said lõpetatud siin juba päris pikka aega tagasi ja siis nagu asjad teed viivad natukene rohkem lahku. Aga et esimesed põhjad siis olid DJ Sketso ja siis me tegelikult ei olnud isegi veel päris Hanf Kung, kuigi edaspidi oleme me ka osasid tema põhjasi kasutanud ja seal Kuupoes Balti Jaamani mixtape'i peal on näha, et need interlüüdid, mis seal on, et need ongi just Sketso biidid, et tal on Eestis, tal on hästi distinktiivne ja siuke tume ja toores maitse. Ja see on totaalne kungi sound. Aga siis vahepeal täitsa algusaegadel, kui nüüd Kung nagu alustas, ehk siis 2012 umbes, et siis oli veel meil selline mees siin nagu Rassu Productions siis või kuidas ma täpselt ütlema peaksin, et see vend on Pukalt pärit, ta vist nüüd elab üldse Soomes ja see on siuke vend, kes on siin teinud veel teistelegi Eesti artistidele biite nagu vist Suur Papa ja midagi taolist. Ja tema oli selles suhtes, oli ka tegelikult korraks mängis nagu mingisugust võtmerolli meie alguses, sellepärast et tema oli just see, kes meile selle esimese laivi sebis. Tema andis meile mingisuguseid suvalisi põhju, mille peal me tegime mingeid suvalisi tegime siuksed nagu improvisatsioonikavad, et meil oleks seda materjali, seda instrumentaalset materjali, kuhu peale kõiki neid oma sadu riime tulistada. Sellepärast, et nagu see oli alati selles suhtes natukene defitsiitne pool alguses, see instrumentaalne pool just, et nagu sul võib ju neid lugusid olla tuhandeid, eks ju, aga nagu iseasid, kas sa millegagi tõesti nagu sulle meeldib ka või sa tõesti tahad seda teha, et nagu 1000 sa leiad võib-olla ühe, vaata. See on alati nii, see on kõigil nii, et alguses on sulle jube palju öelda ja pole kuhugi öelda ja pärast, kui on olemas ka siis muusikaline osa, siis võib tekkida äkki see asi, et sa tunned, et tahaks öelda, aga ei oska enam midagi öelda. Seda nimetaks ka writers blokiks selles mõttes, et kui sa jooksed nii kinni ja nii ja naa ja teie küll kinni ei ole, seda on kuulda igast asendist, seda on ka sellest intervjuust kuulda ja niimoodi. Ja siis nende biitide koha pealt, et ma veel ei olnud lõpetanud tegelikult, et Rassu, see oli ju alles nagu see oli juba ammu, et siis peale Rassut siis hakkasidki vaikselt nagu erinevad inimesed ennast ise pakkuma, et olidki näiteks seaduse kaudu, siis oli see Vertical, see Okult Mantra, kelle siis sound on praegu seal mixtape'il ka esindatud. Plekk süda tuleb kohe. Ja Plekk süda, et tal on jah, tõsiselt hea sound on tal alati olnud ja on ka praegu. Et ma olen ainult tänulik selle eest järjekordselt ja siis mida aeg edasi, siis nagu kui Sruumikuga ka tuttavaks saime, siis me hakkasimegi esimest korda näiteks tegema juba osasi biite niimoodi, et me võtame kuskilt sample'i ja siis me teeme ise trummid, me ise cutime selle, lõikame selle sample'i juppideks, me teeme selle biidi täiesti nullist ja tavaliselt need tulemused tegelikult selle võrra tulevad veel huvitavamad ja endale ka nagu selles suhtes hingelähedasemad, sellepärast et sa oled ikkagi olnud ju Hälist hauani, ütleme nii. Hälist hauani jah, aga Astma, teid on ikkagi lõppude lõpuks 8 ja päeva lõpuks kõik 8 ei jõua ju kõikide lugude sünni juures algusest lõpuni ja olla kas keegi teist või kui paljud teist, aga ütleme ses mõttes ülevaated või kes on nagu kontrollivad, et lugu saaks valmis ja kõik ja nii ja naa. No sellega on niimoodi, et näiteks kuidas need lood sünnivad on ka niimoodi, et lihtsalt kuna meid on palju siin neid räppareid 5 tükki, ütleme siis nii, et siis kõigil on alati võimalus kui neile midagi meeldib, mingisugune beat näiteks, siis ta teeb sinna salmi või ta teeb sinna refrääni või ta teeb sinna mõlemad. Vahet ei ole, mis sa sinna teed, peaasi, et sul on mingisugune visioon, idee ja siis, kui sa seda teistega jagad, siis see kaasab nemad ka sinna, niimoodi me selle loo saame. Iseasi on lihtsalt see nüüd, et kui palju, kes on need algatajad.
ja nii edasi, on ju. See ei olegi nii oluline, peaasi, et keegi on ja alati, et see nagu toimiks, et niimoodi neid biite tuleb, aga jah, niimoodi nad sünnivad. Selle suure kambaga hakkama saamise kohta veel nii palju, et kui igaüks vastutab sellest, et tema saab enda osaga hakkama, siis kokkuvõttes tulebki tervik ja kõik saavadki selle tervikuga hakkama. Jep, et siin ongi niimoodi, et nagu väga ei jõua tegelikult öelda küll nagu inimestele, et nagu, et ma ei tea, et nüüd tee, kui sa näiteks ei ole teinud või mida iganes, et nagu kes tahab, see teeb ja kes ei taha, see ei tee ja nii lihtne see ongi. Ja õnneks selle mixtape'i puhul oli ka lõpuks see, et kui need lood enam-vähem siis nagu kokku said, siis me saime kõik nii-öelda stuudios kokku, kogu kamp ja kuulasime algusest lõpuni selle mixtape'i läbi, kus vaja oli, tegime väikseid parandusi, et ühesõnaga tegelikult on ikkagi nii, et kogu crew on andnud oma nii-öelda kinnituse sellele, et nad on rahul sellega, mis välja tuleb. Mismoodi sündis Plekk Süda? See sündis niimoodi, et seadusel oli sinna salm ja see on seaduse kirjutatud refrään. Tal oli need juba varem olemas ja siis ma eelmine suvi ma elasin keldris ja siis mul ei olnud seal sittegi teha ja siis ma passisin lihtsalt keldris ja siis ma kirjutasin selle salmi ja siis see sai linti tehtud ja niipea kui siis see pikk salm sinna lõppu sai ka linti tehtud, siis nagu oli kõikidel, kes seda lugu kuulasid, oli kohe nagu, et klõps, et see on nagu, lugu on olemas, siin ei olegi mitte midagi muud enam vaja ja nii ta lihtsalt tekiski ja niipea kui see lugu oli valmis, siis läks lihtsalt paar kuud aega ja siis nagu kõik inimesed, kes seda kuulasid, nagu kõiki kuidagi liigutas see ja siis me mõtlesime, et sellele laul oli siuke pikem iga anda, et siis me peaksime video ka tegema. Aga siis me mõtlesime hoolikalt, et kuidas me seda videot teeme ja siis taaskordselt see on see positiivne külg, et kuna meid on nii palju, siis nagu meil on nii palju tuttavaid ka nii-öelda ja siis oligi seaduskuulekus jälle, oskas õige inimesega ühendust võtta, Hardi Keerutaja, kes oli siis režissöör selle video jaoks. Tema tuli, aitas meid täiesti ilma mitte mingisugust nii-öelda kasu või hetkelist siukest kiiret tasu ootamata. Ta tuli ja aitas meid, tegi selle video ära, me tegime selle niipea, kui meil idee video jaoks tuli ja kuni see kõik filmitud sai, meil ei läinud kuu aegagi, vähem kui 30 päeva, mis on tegelikult, kui sa oled kunagi videot teinud, siis sa tead, et see on tegelikult väga hästi tehtud, sest see tavaliselt venib nii palju ikka, et suured tänud Hardile, suured tänud Kristiina Hakile, kes oli siis produtsent seal video juures ja suured tänud Heikole, kes oli siis operaator ja kõikidele, kes olid ja andsid oma panuse seal, suured tänud ja kõigile.